Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on taas eetris. Stuudios täna 3 inimest. Tarmo Tähepõld, Henrik Roonemaa Geenius uudisteportaalist ja Arno Sillat Amtel, automüüjad ja kõik sellega seondub. Pärast täpsustan seda nime. Saates räägime Eesti aasta auto, finalistid on valitud. Räägime diiselkütusest, mis on põhimõtteliselt taastuvvahenditest toodetud. Tõukerattad kaovad linnast, aga asenemele tulevad autod. Veel Oktoberfestist ja Teslast ja veel asjadest. Ja siis Arno Sillatiga räägime sellest uutest autodest ja vanadest ja mis üldse Eesti autoturul on hästi ja mis on halvasti. Autotunnile annab hoogu Subaru Foresteri laomüük Marine autos. Nii, Eesti aasta auto finalistid. Kas te olete kursis, kes need 6 on? See õnneks andsid meile nimekirja ette, nii et nüüd ma olen kursis. Ütlen kiiresti kuulajatele ära. Elektriauto esimest korda Eesti aasta auto valimise ajaloos on sees Audi e-tron, väga levinud ja populaarne elektriauto meil, siis BMW 3 seeria, Kia Xceed, Mazda 3, Renault Clio ja Toyota RAV4. Nii, kas on üllatusi? Ma just tahtsin küsida, et mina kui mitte igapäevaselt autodega tegelikult küsin teie käest, et kas on üllatusi? Nii, mina olen üks žürii liige, seal on 20, meile anti ette nimekiri see aasta, nagu ta on. Piiriks on see Tartu Motoshow. Enam autod, mis on Tartu Motoshowks esitletud, ehk siis eelmise aasta Motoshowst alates kuni tänaseni. Neid on ligi 40 autot. Nad peavad olema ka Eestis esindatud. See, et kuskil avalikustati uus Ferrari, et see ei loe. Ja siis sealt 20 autoajakirjanikku panevad kokku oma top 10, millest omakorda kujuneb välja top 6. Ja võin öelda, et sellest 6 on sees minu äkki 4 lausa. Ja sa esindad keskmist maitset üle keskmise hästi. Ja seal ei ole reglementi. Seal ei ole võistlusel reglementi, kus sa paned autodele punkte, et hind, kvaliteet, see on selline tunnetuslik, mis ongi hästi raske oli valida, et valida ühelt küljest auto, mis on millegi poolest oluline auto maailmas. Näiteks Audi e-tron, eks ju, ta on selline äge elektriauto, hästi kvaliteetne ja teisalt muidugi sa pead arvestama sellega, et ma oleks võinud sinna kõik ju panna Porsche'd ja asjad kirja, aga see ei ole siis enam Eesti aasta auto. Et mingi selline kesktee. Aga ikkagi, kas sinu jaoks on üllatusi siin? Kas e-tron näiteks on üllatus? Ei, e-tron ei üllatus, sest et neid elektriautost ei tulnud nii palju, arvata oli, et varem hiljem üks elektriauto peab saama sinna kuute, mitte ei pea, aga lõpuks ta saab sinna. Võib-olla BMW 3 seeria, sest ta alles nagu tuli ja ta ei ole kuidagi, isegi eestlane, kellel on raha, ta ei osta 3. seeriat, ta ostab X3. Nii. Pigem viienda. Hinnavahed on küllaltki väikesed täna. Aga võib-olla selle Audi juurde ma tooks pigem sellise märgilisuse, et see ei olnud üllatus, et elektriauto sisse tuleb, aga see, et ta nüüd tuli, on positiivne ja e-tron esindab tegelikult nüüd seda elektriautode põlvkonda, mille hinnavahe tavalise, ütleme siis bensiini või diiselmootoriga sõidukiga on juba suhteliselt väike. Tegemist on küll premium-klassi autoga, ütleme, mille hinnad hakkavad seal 60+, eks, et see ei ole niisugune laiatarbe auto päriselt, aga samas on ta täna vist veel mudeli poolest kõige müüdum elektriauto meil. Aga ikkagi ma arvan ka, et 60-ga uus Audi saada ei ole ka üldse nagu halb tehing. Ta on natuke peale. Selles mõttes, kui sa võtadki, et suuruse poolest ta ei ole päris Q7, ütlen Q5. Ta on 2 vahel. Ja kui sa paned sinna Q5, ma tean, et sulle meeldib varustus, mulle meeldib varustus, siis see läheb suhteliselt kindlasti 100 000 juurde. Q5 ka juba või? Okei, 80. Aga e-tron läheb koos varustusega ikkagi tegelikult 100 juurde. Aga selles mõttes jah, et Audide arvestusest ta ei ole kallis auto. Ma ei tea, mulle hakkavad siit silma mõned, mille kohta ma kohe tahaksin küsida, et miks näiteks RAV4 on see, või mis tuli uus, aga kas ta on kuidagi eriliselt hea? Ta on parem kui eelmine. Ja see on ilmselt siin sees, et ta on ikkagi, see on tõeline Eesti rahvaauto. Ta on müügitabelite tipus, ta on Eesti turu jaoks oluline auto. Et seda on raske nagu jätta välja lihtsalt sellepärast, et ta on veits igav linnamaastur. Ta on nagu oluline ja paljud, ma tean, mul kolleegid on kiitnud, et see ongi kõige universaalsem auto. Ma ei tea nüüd, võib-olla ma teen maksab 30 000 saad juba täitsa kobeda. Võib-olla ma teen neile liiga, aga minu ainus, ma olen olnud paar tundi ühe sellise roolis, ei ütle halba sõna, aga, ja ma ei tea, kas see oli nüüd tagantjärgi vaadates mingi probleem või on see kõikidel RAV4-del niimoodi,
aga see USB-port, kust sa oma telefoni laed seal keskkonsoolis, see oli nii nõrk, et navis telefon tühjenes päris korraliku hooga, isegi kui ta oli laadijas. Mulle tundus, et nad on sinna pannud sellise 10 aastat vana USB-pordi, aga jällegi võib-olla, parandage mind, kui ma eksin. Need 6 autot siis kogunevad loodetavasti kõik kokku, nagu eelmine aasta oli, et saadaksegi need 6 autot reaalselt kokku, kõik need žürii liikmed tulevad ja siis võetakse uuesti põhjalikult ja kakeldakse ja vaieldakse, või noh, eestlastel omaselt igaüks nohiseb oma ette ja siis minnakse laiali ja valitakse. Tõsta minu USB-pordi teema siis üles. Ja, siis me hakkame testima seda. Jah, aga Clio näiteks, see on üks selline auto, mida kui ma loen mingid Briti teste või ma mäletan veel nendest vanadest Top Geari aegadest, et neile need Cliod kuidagi õudselt meeldisid ja eriti need ralli Cliod ja Clio oli uus Clio Suurbritannias nagu oluline auto, ma ei ole aru saanud siiamaani, kas ta Eestis oleks Renault Clio olnud selline oluline auto kunagi. Samamoodi, et äkki ta nüüd uue põlvkonnaga lõpuks saab, nagu oli ju vanasti Peugeot 206 oli hästi populaarne. See oli väga oluline auto. Nüüd tuleb ju kohe ka Peugeot 208, kahjuks ta ei jõudnud ennem kohale. Mina olen Clioga sõitnud ja ta on täpselt selline hästi, nüüd on ta ilus ja ta ongi korralik auto. Ja kui inimene hakkab siin kohe, et issand, see Renault ju ei pea vastu, siis see on natuke selline jutt, et enamik elab tänapäeval, kes Clio ostab nagunii selles 5 aasta tsüklis. Peale garantiid ta müüb selle kellegi teisele ja siis ei olen, siis me teame juba ju, kõik autod peale seda 5 aastat, ükskõik kas ta on Volkswagen või Škoda või Clio. Või BMW. Just, nii et selles mõttes ei ole põhjust mitte Cliot nagu siia lisada, sest ta on ilus ja korralik auto. Aga keda siit esile tõsta? Ma olen tükk aega mõelnud, et mis on Mazda 3. Et millega Mazda tegeleb tänapäeval? Kui me saan selle uuesti selle Mazda 3 tuleb nüüd veel üks parem mootor ka, siis ma näitan sulle seda. Sinu jaoks on see võib-olla natuke väike auto, sest ta on väga suur inimene. Tähendab, sinu taha ei mahu siis enam kedagi sinna. Aga Mazda on disainilt ja see sisemine, see premium tunnetus. Ta ei ole kallis auto. Väga kobeda varustusega Mazda saad alla 30 000. Aga ta on seest, seal on kaetud selle muidugi kunstnahaga pinnad, mis isegi 60 000 eurostel autodel on selline klobisev plastik, nii et nad on läinud täiesti mingit teist teed kui teised, pluss see välisdisain. Ma mäletan, nad rääkisid seda juba ikkagi mitu aastat tagasi, et Mazda vaadake on selline auto, et ta on, et proovib ikkagi sellist feelingus ja koostöö kvaliteedis ja materjalide kvaliteedis sinna BMW klassi minna, aga hinnaga ei lähe. Ja nii ongi praegult. Ja alati, kui ma sellist juttu kuulen, siis ma ikkagi natuke kahtlevalt suhtun sellest, et te teete nüüd poole odavamalt sama hea auto. Et sama hea te teed, kindlasti sa, kui sa lähed sellega maanteel, siis tunned, et võib-olla ühiseb rohkem, aga me räägime ikkagi autost, mis on Volkswagen Golfi klassis ja sõidad Golfiga, eks ju. Et sul oleks hea võrrelda. Ma toon sulle, kui see tuleb meil uuesti testi. No väga hea, olemegi peaaegu kõik läbi võtnud. Ja Kia? Kia lihtsalt sellepärast, et tal on 7 aastat garantiid. Need kuidagi ta sinna sattus, et kui Kia Ceed eelmine aasta ju võitis ja kui sa teed eelmise aasta võitjast linnamaasturi versiooni, see on ju sisuliselt võidu ilus auto on. Eestlase jaoks on paraku linnamaastur on väga oluline, et ütleme, et see just eraisikutest ostjate puhul, sest eraisik ostab oma raha eest seda autot, mis tagab temale mobiilsuse igas olukorras. Just. Et ta ei pea hakkama mõtlema, et kas ma nüüd saan kartulid ära tuua, kas ma saan oma hobus ära veetud või kas ma saan hommikul ääre linnast ka tööle, sest esimene, kes välja sõidab, täidab saha üles reaalselt. Ja pluss siis see, mida mu kõik erinevad kaassaatejuhid, kes mul siin on, tohutud sõidufännid, ei saa aru, et enamikel inimestele absoluutselt ei saa arugi, et võib-olla see sõidutunnetus, et nad istub kõrgel ja see raskus, tegelikult on ju kõrgel mugav istuda ja kõrgele autosse on ka mugav niimoodi, et sa lähed sinna sisse, mitte ei kuku kuskil alla. Nii et see on lihtsalt mugav. See on iga, ma just vaatsin, Ameerikas on nüüd kerkunud üles järjekordne selline rahvaliikumine, mis on siis nende SUV-de, ehk siis suurmaasturite vastu linnades. Et see on ikkagi meeletult ohtlik, et kui sa kellelegi otsa sõidad, siis kui sa sõidad selle suure maasturiga versus tavalise sõiduautoga, et jalakäijal läheb ikkagi oluliselt kehvemini. Läheb küll, aga Kia, Eesti need linnamaasturid ei ole sellised. Eriti Kia X-Ceed ei ole. Ta on ikkagi, ta on lihtsalt sõna crossover on natuke minu jaoks kole, ma ei saa öelda crossover. See tegelikult ei ole maastur, vaid ta ongi natuke kõrgendatud kerega. Aga ma just rentisin Ameerikas endale autot mõneks päevaks ja siis autofirma pakkus mulle Nissan Maxima, mis on üldse üks huvitav auto, Eestis minu teda ei ole. Ja siis kui ma läksin sinna, siis see mees, kes andis autosid kätte, andis mulle terve rivi oli seal valida, et millist tahad, ütles, et ma teen seda tasuta upgrade'i ja näitas mulle ühte Fordi maasturit. Ja ma ütlesin, et ei, sorry, et ma lähen võtan oma Maxima, ma ei taha seda. Ja ta ei suutnud uskuda, mis sul viga on, miks sa ei taha seda?
Mõtlesin, et aga kuule, et ma kavatsen sõita mööda sirget teed ühest linnast teise. Et ma ei taha seda, mis ma teen sellega. Mul on tõenäoliselt mugavam sõiduautoga. Ja ta lõpuni, ta ei saanudki aru ja ei pead vangutama, kui ma selle Maximaga sealt välja sõitsin. Teeme siia väikse pausi ja siis lähme uudistega edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunnile annab hoogu Subaru Foresteri laomüük Marine autos. Nii, autotund on tagasi. Tallinnas hakati eelmine nädal lõpuks müüma taastuv vahenditest toodetud diislikütust 100%, mitte biolisandiga. Ja kõik, kes sellest huvi tunnevad ja tahaks kas või proovi pärast tankida, siis sellega on see hea asi, et sa ei pea minema kuskil mingist tabelist otsima, kas minu autole see sobib, nagu on siin biolisandiga kütuste puhul. See sobib igale diiselmootoril, on ju Arno? Jah, nii on katsetused näidanud ja tegelikult ka kõigi tootjate heakskiit sellisel asjal on olemas, sest ta on keemiliselt sama koostisega, mis on tavaline fossiilne diiselkütus. FAME lisandiga või FAME komponendiga see ei ole alati tagatud, seal kõigub. Ja lisaks FAME ei võimalda ju talvel sõita meie oludes ja ei võimalda üle 7% lisa või siis nii-öelda komponenti kasutada tänapäeva siis common rail või otse sissepritsega diiselmootorites, kuna ütleme see FAME lisand võib sisaldada ka mingid niisuguseid tahkemaid osakesi, mis ei pruugisi või mis ajavad lihtsalt rikki common rail süsteemi. Et kõlab hästi, ei tehta toidust, tehakse toidujäätmed, mis peaks selle asja tegema natukene rohelisemaks. Eks seda täpselt ju ei tea, mis seal on, räägitakse, et kalarasv näiteks, aga sellel on üks suur miinus. See maksab 1,89. Sellel hetkel, kui samal päeval, kui see avati, siis oli tankla seal Neste seda müüb. Tanklast endil tavaline diisel oli vist 3,89. Neste Pro diisel, mis on suurema kvaliteetse biolisandiga, oli 1,42 midagi. Et ta on 40 senti kallim, aga miks see nii on? Eks tema tootmine on kallim, jah, sest ega ju vanapaberist toodetud paber on ka kallim, eks, et see on see valikute küsimus, et kui me tahame puhtamat maailma, siis tegelikult me peame selle peale nagu mõtlema. Ise asi nüüd, kui palju me kulutame ressurssi selle ümbertöötlemise peale, et see on, ütleme, negatiivne. Aga samas on ta tegelikult ikka lõpptulemus, siin selle kütusega nüüd Eestis katsetamise tulemusi veel ei ole teada, aga Pro diisli, kes on sõitnud, ütlevad, et oma vana autoga enne ülevaatust tangivad Pro diislit, siis 15% on siis biodiiselkütuse komponendi osa ja see on siis ka see sama teise põlvkonna siis kalarapetest ja millest tehtud, eks HVO, et ütlevad, saavad ülevaatuse probleemideta läbi. Okei, aga et seda saada siis nüüd tavakasutusse, siis ma ei tea, siis tuleks tal aktsiis ära võtta või? No see oleks tegelikult õiglane, sest kui meil täna biometaanil on aktsiisivabastus, eks meil on roheelektri aktsiisivabastus ja nüüd tuleb, ütleme, puhas nii-öelda rohekütus, mida me rohekütuseks täna nimetame, mida iganes see ka tähendab, mis ikkagi on toodetud ju tegelikult mitte fossiilsetest allikatest, aga taastuvatest allikatest, see peaks olema samamoodi vaba ja ilma aktsiisita ta oleks täiesti konkurentsivõimelise hinnaga, nii et siis Eesti riik täidaks ära ka taastuvenergia direktiivi, mida me peame järgmisel aastal täitma, 10% transpordis kasutatavast kütust peab olema toodetud taastuvatest allikatest. See oleks iseenesest päris huvitav, ma ei tea peast, kas sa võib-olla oskad öelda, et kui palju selles 1,89 ma rääkisin seal avamisel Neste inimestega ja nad ütlesid, siis peaks see hind langema umbes 1,4 peale. See on see natuke alla 50 sendi on liiter, mis on siis ta tuleb selline nõksa kallimaks tavakütusest. Just selline, et sa nagu aga sa saad oma südametunnistust ikkagi palju odavamalt natukene pesta. Ma ei tea, kui kaugel see on, ma tean, et on esitatud loomulikult see palve valitsusele, aga need rattad ju jahvatavad nii aeglaselt. Rattad jahvatavad. mis nende plaan sellega on, et ta täna on ju, ma saan aru, ühes tanklas kalli hinnaga, et see ei ole selline iga mehe müügitoode kindlasti, eks ole, et seal on palju sellist suunanäitamist ja turundust kindlasti sees, et kas mõte on selles, et ta, ma ei tea, aasta jooksul ongi igas tanklas ja see hind tuleb alla. Kindlasti saab ka tootmist efektiivistada. Teda isegi ei ole Soomes igas tanklas, need on üksikud teatud kohad, kus saab ja tihti on ta sealt ka otsas, sest et seda ei ole nii lihtne toota, aga ilmselt ta on vaikselt, kuidas see on, tilgaaval kivisse uuristada, et see on nagu elektriautodega, et keegi peab selle esimese laadja püsti panema, ega ennem keegi elektriautot ei osta ja siis keegi paneb selle teise laadja ja loodetavasti ta nii läheb.
aga kuniks jah, selles mõttes mingid aktsiisi erisusi ei tule, siis on see ilmselgelt turundusprojekt, et neid inimesi, kes lähevad 1,89 eest tangivad, sest nad tahavad olla nii, ma arvan, et sealt läheb enamike inimeste soov maailma päästa. Aga inimeste kõrval on olemas ka ettevõtted ja ma kujutan ette, et võib olla suuri ettevõtted, kelle jaoks nende ökoloogiline jalajälg on tähtis ja kes võivad oma masinapargi väga suures ulatuses sellist tüüpi kütusele üle viia ja makstagi seda preemiumit ja siis kasutada, et tekib see turunduslaine, et siis nemad kasutavad seda oma turunduses jälle omakorda. Seal olid ettevõtted kohal, Ramirent oli, Rahvusooper Estonia, ma ei tea, kas nemad hakkavad seda kallist kasutama. Nendel on ilmselt mingi koostööprojekt Nestega, ma sain aru. Üks ettevõte oli veel, keda ma praegu kahjuks ei mäleta. Nii et on jah, loodame, et siis minge proovige kõik vähemalt üks paagi teis ära, äkki hakkab meeldima. Ja saate rattale kirjutada, et seda nüüd tuleks, seda aktsiisi asja tuleks vaadata küll. Ma mõtlesin autoratta peale panna mingi kleepsus, eks ole, kirjutasin rattale, aga ei tea, kui suur Neste võimekus seda üldse toota on, et kui see nüüd päriselt näiteks olekski nii, et ta tuleb tavalise diisikütusega samasse hinda ja inimesed tahavad seda hakata kasutama, ja et palju need kalarappeid meil siis nüüd on maailmas? Maailmas on neil päris mitu tehast, ma olen Soomes käinud tehases kohas, neil on Singapuris suur tehas, et eks seda võimsus sellest oleneb ka, et kas nad investeerivad sinna juurde või siis tundub, et inimesed ei taha ikka seda ja investeeri. Soomes see osakaal vähehaaval kasvab, sest Soomes on ikkagi see rohekett, et ütleme nii-öelda tarnija võtab transpordiettevõttelt, kes veab roheliselt. Täna meil ikkagi, meie turul on see niisugune, ütleme, hinnavõitlus ja veavad Läti ja Leedu veokad, mis on euro nullid ja sinna kanti, eks, mis on tegelikult saastavad juba oma olemuselt ja loomulikult nad ei võta kallist kütust sisse. Nii, kuna ma lubasin saata alguses palju teemast, ma nüüd kappan siit mitmest ise üle, väga siin midagi küsida ju ei olegi ja sõna võtta. Näiteks see, et väljas on õudne ilm. Mina ei tea, kas need tõukerattad, ma ei ole täna eriti kõndinud, et kas need tõukerattad elektriliselt on juba läinud linnapildist või ei ole, aga saime pildi lugejalt, kes nägi suurt autotreilerit, mis oli täis CityBee Fiat 500-sid. Mis tähendab seda, et Leedus on ammu... Mina nägin ka seda pilti ja mul tekkis huvi kohe selle vastu. Leedus on see juba ammu töös, Eestis on ka need CityBee kaubikud ja helistasin, küsisin, et ametlikku teadet veel ei ole, aga loomulikult, kui on Eestis tulnud CityBee märgistega Fiat 500, siis samamoodi saate hakata laenutama nagu neid tõukerattaid. Muidugi sul nüüd peavad küll olema juhiload, kõnniteel nendega sõita ei või. Aga ma näen, et ta on tänaval, lähen sinna juurde, teen CityBee äpist lahti ja sõidan minema. 13 senti kilomeeter ja tunni hind, ta on minuti arvestusega. Tunni hind tuli vist 4,90 pluss kilomeeter. Aga see on ikkagi linnas asja ajamiseks võib täitsa mõistlik variant olla ju. Ja, täpselt, et Bolti taksoga sõita on ka hea, aga selles mõttes näiteks, kui sul on vaja ruttu, ma ei tea, tuua laps lasteaiast ära, võtad selle auto, sõidad sinna laste ette, see juht ei pea ootama, ajad oma asjad, võib-olla lähed lastevanet koosolekule ja siis tuled tagasi. Loodame, et nad varsti jõuavad ka niimoodi kasutusse. Eks mingit kalkulaatorit vaja selle jaoks. Ja tõukside osas oli veel üks tore uudis Oktoberfestilt, kus elektritõukerattaga sõitmise eest kaotasid loa, seal oli mitusada peeti kinni ja vist 212 inimest jäid lubadest ilma. Autojuhilubadest, sest Saksamaa on see võrdsustatud sõidukiga, just. Aga mul tuli selle peal... Neil oli see õlle probleem, ma saan aru. Jaa, 2 nädalat kestev Oktoberfest. Aga et minu arust suvel politsei andis juhendi, et Eestis tuleb neid käsitleda kui jalakäijaid. Kas see tähendab, et Eestis ei oleks olnud probleemi? Kuna vaata seadusandlust ei ole, siis on see, et kui politsei ütles, et nüüd võib seda nalja siin teha, kuna need tõuksid kohe kaovad tänavalt ära ja keegi proovima ei lähe ja loodetavasti kevadeks on seadusandlus täpsem. Väga huvitav, kui erinevates riikides eri kombed, et mis Eestis juhtuks. Aga Eestis on ka minu teada seadus, et joobes olles avalikus kohas viibimine ei ole üldse, lubatud. Nii et ma arvan, et kui on vaja leida see koht, mille järgi sulle trahvi teha, siis olemasolevas regulatsioonis oli kirjas ju kuidagi niimoodi, et sa pead ikkagi sõitma ohutult ja teisi arvestades nii edasi, et see, ma arvan, et see trahv ikkagi läbakil olemise eest on sul võimalik ka selle pealt just trahv, aga et load on see, mis... Ja ilmselt see lubasid küll ei puuduta, ma olen väga keeruline seda. Trahvi kindlasti saab teha midagi. Nii, aga aeg lendab, teeme ühe pausi ja siis jätkame juba rohkem automüügi teemadel. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunnile annab hoogu Subaru Foresteri laomüük Marine autos. Autotund tagasi. Üks uudis, mis eelmist blogist jäi välja, aga sobib siia hästi. Tesla kodulehel on avatud Eestisse tellimine. Kas tähendab seda, et Tesla
on nüüd, kui ta niimoodi teeb, kas ta on Eesti automüüja nüüd? Kas Eestis saab öelda, et müüks ametlikult Teslasid? No Teslasid on kogu aeg saanud ju tellida Eestisse, Eesti ei ole olnud kuidagi ju mingi keelutsoon. Ei mitte keelutsoon, aga ta vist ikkagi Soome sa pidid ostma ja siis vahepeal oli Model 3-dega, et Soomest eestlastele ei müüdud. Ja no jah, see oli, ei suudetud tarnida ja siis ütleme ebamäärane koht, et nüüd justkui on siis ütleme sihtkohana justkui rohkem tunnustatud, et tegelikult ju erinevate seaduste järgi koha peal ju müüjat ei ole. Tegelikult ju see, kelle poole pöörduda, aga pretensioonidega, see on kusagil kaugel, eks. Noh, elu on näidanud, et ütleme see kaugel, kui sa probleemiga sinna pöördud, siis seda lahendataksegi pikalt ja erinevad seadused, mis on siin, mis on seal, eks, et kes siis vastutab ja kõik need asjad, et enne kui ei ole seda konkreetselt, kellel minna rinnust kinni võtta, enne ütleks, et siiski ei ole seda müüjat. Kas selline tuleviku nägemus, nagu et autosid inimesed ostavad internetist, e-poodidest, on võimalik aga ainult juhul, kui koha peal on ikkagi mingi koht, kuhu minna siis kaeblema, sest saapad võid sa siin Amazoni ju tagasi saata, aga auto tagasi saatmine jube tüütu, kui sul on seal mingi mõlk sees näiteks. No meie seadused näevad ette, et sidevahendiga tellimuse puhul on 14 päeva tagastusaeg, eks siis tegelikult hakkab tekkima niisugune probleem suure tõenäosusega, et siis me sõidamegi kõik 14 päeva ja anname ka muudkui neid tagasi, nii et auto puhul juba see juba hästi tegelikult ei tööta ja teiseks ikkagi, kuna ta on keeruline süsteem täna, et peab olema ikkagi keegi, kes seda nii-öelda üle vaatab ja teeb ja korrastab ja parandab ja sest noh, see, et nad nüüd iseenesest või me kasutame neid nii kaua, kuni esimene kord ütleme 1000 doos saab täis ja siis paneme see tee äärde seisma, seda ilmselt ei juhtu niipea, nii et internetiga tellimine on ju täna tegelikult ju enamusel ka olemas, et sa saad juba ta konfigureerida, aga sa pead ütleme virtuaalsest reaalsusest selle auto ju reaalselt kätte saama, et keegi peab ikkagi selle üle andma, et sa ei sõida Soome või kuhugile järele, et see etapp on meil enamuses ikkagi läbi, et uut autot tahaks saada koha pealt kätte, et keegi surub kätt ja siis näitab sulle natuke ette. Kuidas see Tesla puhul see on, mis see tähendab, et ma saan teda netist tellida, et ma ütlen, et next Eesti Henrik Roone, ma panen oma Gmaili aadressi, no seal on praegult see krediitkaardiga maksan. Jah, see on nii värske uudis alles, et seal on näiteks Eesti hindadel ei ole veel lisatunud maksu, sest et Tesla leht ilmselt pole veel selgeks saanud Eesti maksusüsteemist. Aga tegelikult on niimoodi, et seal on praegult märge, et delivery ehk siis kätte saada early 2020 ehk siis 2020 no see on juba kohe. Just. Tegelikult saab neid autost kiiremini. Praegult seal ei ole niimoodi, et autost suudetakse toota või need ei ole. Pigem on see, et vihjatakse, kõlakad käivad foorumites nagu internetis ikka, et kevadel tegelikult tuleb Eestisse nii-öelda delivery esindus, vähemalt selle tasemel. Et ongi mingi maja, kust antakse sulle üle, nagu Arno ütles. Mingi inimene ikkagi sulle selle võtme annab, kellega saad seal rääkida ja pabereid vahetada, et ei tule küll hooldust ilmselt, see jääb Soome. Aga no see kõik on selline, et nagu Tesla puhul Tesla on selline ettevõte, kes ei anna nagu teada asju enne, kui nad on teada. Aga kuidas sellisel puhul näiteks leasing käib huvitav? See on nüüd teine, see on nüüd leasingufirmade puhul siiamaani on LHV ainuke olnud, kes on selle riski võtnud. Teiste puhul jah, et kes on ikkagi see müüja konkreetselt, kelle, ütleme, kui tekib probleem ja noh, neil on tegelikult ju tekkinud ka, eks ole, sest neid on suhteliselt vähe toodud, küll pruugitud masinatega on probleemid olnud ja on olnud, ütleme, avariiliste autodega, et kuhu sa saad seda remonti viia ja siis kindlustusselts ütleb, et aga ma ei aktsepteeri Soome hindasid, tehke siin, aga siin ei ole võimekust kellelgi teha. Et sealt hakkavad tegelikult need probleemid peale, nii et ega selliseks mudeliks võib-olla veel automaailm ei ole päriselt valmis, et võtad ja keegi kusagil kaugemal teeb ja paned nii-öelda postkasti, saadad auto ära, võtad endale nii kauaks teise, kas või tekib see küsimus, et kui sul on näiteks kasko kindlustuses, tihtipeale asendusauto, kui sul on mobiilsus vaja säilitada ja ütleme Bolt või mingi auto jagamisteenus sind ei rahulda, sul on vaja Tallinna, Tartu või Pärnu vahet minna iga päev ise kohta, et siis tegelikult sa oled ilma autot, sa pead minema seda rentima oma raha eest siis eraldi, eks. Et need teenused, mida ikkagi tegelikult selline tavapärane esindussüsteem pakub, et seda Teslal täna ei ole ja kõik need teeninduspunktid ja võt see on tegelikult see, mis maksab ju ka ääretult palju raha. Et sa leiad kellegi, kes ütleme selle olematu müügi pealt või nende väheste autode pealt on valmis investeerima servisesse, noh võib-olla kellegi kõrvalt, aga Tesla tahab olla omaette, nad ei taha kellegi, ütleme noh, ma ei tea, Kia või Mercedesega koos ühes majas olla, et sealt tuleb juba probleem, et väiksemas kohas Eestis ei olegi mõeldav seda teha, sest sa lihtsalt ei elama. Aga kui nüüd tuleb see elektriautode toetust, plaanitakse, valmistatakse eelnõud ette, praegult huvigruppe kaasatakse ja seal oli tingimus, et see auto ei tohi olla kallim kui 50 000, sinna alla Model 3 juba läheb, selles mõttes ta jääb alla 50 000, aga teine oli, et peab olema Amteli liige, et see ei ole veel seadusesse raiutud, aga mis selle, kas ei pea olema liige, peab olema Amteli poolt tunnustada automüüja. Okay. See on nüüd see, et liikmelisusega ta ei ole kuidagi seotud. Aga kas Tesla selleks, et ta saaks tunnustatud mingi kehand
kes siis ühesõnaga seda tunnustamise läbib, sest Amteli liige saab olla ka mitte Eesti ettevõte. Meil on see sisse viidud, kuna paljud maaletoojad asuvad, kes Poolas, kes Soomes, et nad oleksid, ütleme siis nii-öelda süsteemi ligi, nad saaksid informatsiooni, kui neil on vaja ja tegelikult ka nende õigused oleksid kaitstud. Tesla puhul, ütleme, liikmeks ilmselt selline Helsingi keskus saaks täiesti vabalt tulla. Aga tunnustatud müüja statuudi saamine, seal ei ole meil täna sellist mõistet, välismaa ettevõte, me ei tunne neid, me ei tea, me ei saa nende bilanssi peale vaadates, et mis nüüd täpselt on Soome seadus, kas seal on maksud, kas seal on, ütleme, palgad õiglased. Me ei tunne seda turgu ja ma ei ole päris kindel, et kas nende tunnustamine, ilmselt kui ta on tehase esindus, siis selle tunnustamine ei ole ka mingisugune juriidiline probleem, see tähendab siis statuudi, ütleme, nii-öelda mõttelist muutmist vähemalt. Täna on ikkagi mõeldud see Eesti turule, nagu me enne oleme rääkinud, et tegelikult see tunnustamise süsteem sai loodud selleks, et eraldada sikud lammastest kasutatud autode turul. Et on olemas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti must list, et ärge sealt ostke. Aga ei ole Amteli ülesanne ühesõnaga määratleda, et kes on must, kes on ühesõnaga hall. Me toome välja need, kes on puhtad. Et kus kantakse vastutust. Nii et kasutatud autode turult välja kasvanud asi on täna nüüd jõudnud nii-öelda riigi tähelepanu alla, et see on üks võimalus nii-öelda eraldada nagu korrektsed ja tõsised tegijad nendest, kes võib-olla siin proovivad elektriautod, kus ei oleks proovitud ka, ütleme, siin on saadud toetusi kätte ja tehtud need naljakad, need Prantsuse ümmargused punnid. Miiad täpselt, jah, nendega minu arust olid päris imelikud skeemid. Just ma mõtlengi, et ilmselt siin see selline või see seaduse planeering ei ole mitte Tesla vastu, vaid pigem võib-olla sellise Hiina, kuna seal ju toodetakse korralikult praegult elektriautosid, et vältida, et sealt hakatakse tooma mingeid imelikke. Ei, see ei oleks isegi probleem, aga Hiina tootmine toodab ju osad on väga korralikud. Küsimus on just selles, et mis vastutust kannab see müüja, et ta müüb need autod kiirelt ära, kas ta maksab maksud, ei maksa maksud, siis kui ta eile tekkis, täna müüb, käibemaksud jätab maksmata ja kaob ära. Ütleme, kui toetustega seda asja tehakse, ta saab üsna pikka aega ikka tegutseda, et enne kui siis pannakse märk peale, et kuule, et siin mingisugune jama toimub. Hiinast toodavatel autodel on ju veel lisaks ka veel ju EU väljast tuleb ju 10% tollimaks peale. Ehk siis tegelikult, kui need asjad saavad kõik makstud, siis on nagu okei, aga seda saabki hinnata alles siis, kui ettevõte on aasta tegutses. Teeme väikse pausi ja siis räägime edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunnile annab hoogu Subaru Foresteri laomüük Marine autos. Arno ise puudutas huvitavat teemat, mida palju enam ei räägita või ütleme, kui see autoasi on sees, siis räägitakse, aga sellist fooni, et kas Eesti kasutatud autode turul on asjad paremad kui 10 aastat tagasi, 5 aastat, kas neid kerijaid, susserdajaid on palju? No ma hakkaks niimoodi peale, et 10 aasta teeliks on siis 2009, sellega võrreldes on eelkõige parem on maksukäitumine. Sest kui 2012 hakkas Amtel koostöös Eesti ametitega korrastama turgu, siis selgus analüüsidest, et vähe kasutatud autode peal skeemitamisega riik kaotab umbes 50 miljonit eurot aastas. Ja skeemid väga lihtsad, ühesõnaga Euroopast tuleval autol siis pestakse käibemaks, maha müüakse netoga, et ühesõnaga nii-öelda korralikud müüjad käibemaksuga autost müüa ei saa ja kõik sealt edasi ühesõnaga nii-öelda kett läheb käima ja see võttis aega 2-3 aastat, et tänasel päeval on maksuametil tänu sellele olemas võimekus autosid hinnata juba nii-öelda enne sisse tulemist ja maksude osas ütleme erilist probleemi ei ole. See tarbijat väga ei puuduta just tarbija poole pealt. Kas mul on tänapäeval reaalne võimalus saada kõvasti tünga? Kunas sa lugesid, Tarmo, viimati uudist, et ostsin auto, see on oli korralik, aga mina lugesin paar päeva tagasi. Üks teatud plats on selline, mis nendes autofoorumitest käib läbi või ettevõte, kes ostab inimestelt sisuliselt tasuta kokku veab ära neid autosid ja siis paneb heas korras müüki. Ütleme, tünga saamise võimalus on võib-olla isegi selle tolleaegse kampaania ajaga võrreldes läinud suuremaks, sest tollel ajal seltskonnas või ütleme sellises ümarlauas oli ka tookordne Tarbijakaitseamet, kes tegi siis neid tünnikampaaniaid, ära saa tünni, et mõtle ja vaata ja kontrolli müüja tausta. Ja läks tegelikult selline petta saamist turul läks väiksemaks, sest klient viitsis vaeva näha. Tänaseks on see unustatud ja ega
Tarbijakaitseametitki ei ole enam, et ta on nüüd ütleme ju siis Tehnilise Järelevalveameti juurde liidetud pigemeks ja selliste kampaaniate jaoks pigem ei tundu olevat täna nagu võimekust ja selliseid ütleme olukordi, no nagu drastilisi odomeetriga manipuleerimisi, drastilisi avariilisuse peitmisi, et neid ma tarbijavaidluskomisjonides näen iga kuu, kui on istungid, seal on nagu ikka iga kuu 10-15 niisugust lugu tuleb läbi, et kus siis on reeglina vanem inimene, eks ta on leidnud siis selle ime, hästi odav, hästi hea, ta läheb sinna pätt kohale, võtab veel mogo laenu endale peale või mingi sellise 50-60% on krediidikulukus ja ta ei jõua kohale, ehk siis koju tagasi ei jõua selle auto. Kahjuks sellist juhtumid on nagu palju, et ja läbisõidud seal 600 000 pealt 250 000 peale on ühesõnaga üks lugu just värskelt käis läbi, eks ja neid paraku on palju, sest ega kui inimene leiab netist selle auto, siis selle asemel, et lüüa siis müüja nimi ka korra Google'isse sisse ja sealt tuleb juba siis Tarbijakaitseameti mustast listist tuleb neid lugusid riburada pidi. Aga küsimusele, miks te siis seda ei teinud, see ütleb, aga vaat müüjal olid nii ausad silmad ja rääkis nii ilusat juttu. No see glasa oli taki ja dobri ja sealt läheb juba, et ühesõnaga tekib pime usaldus lihtsalt sellise mesikeelse müüja ees, et see ongi õige, see kõik on hea ja aga see on siis ettevõtted või eraisikud? Need on, ütleme, tarbijavaidluskomisjonides saab tulla ainult eraettevõte, eraisik, kes on ostnud ettevõtte. 2 eraisiku vaheline teema, see on ainult kohtulugu, kus saab vaidlusi lahendada või siis nurgadaga. Aga ütleme, et ettevõtted reeglina ostavad muidugi uuemaid autod, sest ütleme, riskist suhteliselt on vabad kuni 5 aastat vanad mujalt tulevad autod. Sest need on reeglina uuena ostetud. Isegi kui on sattunud avariisse, nad on reeglina kaskoga kaetud, mis tähendab, et kuni 5 aastat vana auto tehakse avariieelsesse seisundisse firma esinduses. Mis tähendab seda, et pannakse õhkpadjad, pannakse rihmapingutid, auto kere taastatakse õigete materjalid, õige tehnoloogia. Nüüd vanema auto puhul on Euroopas või ütleme ka Ameerikas see, et seda ei tasu teha sealsete reeglite järgi, ehk siis kindlustus ostab selle auto isikult ära, kes siis nii-öelda avariisse sattus ja need müüakse oksjonitel maha ja siis tuleb mängu Leedu autotööstus või ütleme meie analoogid, kus siis tehakse see romuks sõidetud masin nii-öelda põhiliselt väliselt kord. Sest ega meie töö ei ole täna kuigivõrd palju odavam kui Ühendriikides või Soomes. Aga kas kogu selle asja vältimiseks ei oleks kas või vähemalt Euroopa Liidu sees need andmed avalikud? Ma saan praegult osta mingit teenust, näiteks auto DNA, kes mulle välja uurib selle auto ajaloo, selle auto läbisõidu, aga Eestis ma saan ka minna ilusti Maanteeameti lehele, saan liikluskindlustusfondi lehele vaadata, aga et miks seda ei ole Euroopa üleselt tehtud, et ma vähemalt saaks mingigi kindluse? Tahad sa ütleme nii-öelda ausat vastust või poliitiliselt korrektset vastust? Ma ei tea, võtame ausa seekord. Aus vastus on see, et tegelikult suured tootjamaad on huvitatud, vanad masinad sealt ära voolavad. Nendel on vaja uusi peale müüa. Selles mõttes, seda on väga selgelt tunnetasime ka siis, kui oli see Maksuameti koostöö, ütleme, nad uurisid nii-öelda, kuidas Hassan Muhamed on müünud, ütleme, aasta vana S-klassi ilma käibemaksuta siia, ütleme, meie siis ülesostjale ja umbes analoogilisi lugusid ja ega Saksa Maksuamet nüüd ülemäära koostööaldis ei olnud. Eks nad muidugi konkreetsele küsimusele vastasid konkreetselt. Nendel on vaja neist autodest lahti saada. Täna on veel keskkonnaprobleem, tuleb lisaks, ütleme sellele, et CO2 heidud on kõrged, eks, ütleme Pariisis diiselautoga või vanema diiselautoga juba täna teatud piirkondades ei sõida, nendest on vaja lahti saada ja Ida-Euroopa on see kutsuv maa, kuhu need on hea siis, ma ei saa öelda riiklikul tasemel mitte lükata, aga kuna hinnad on paigas, mitte takistada täpselt, et ühesõnaga mitte seal koha peal viia käitlusse, aga suunata see siia, võtta veel täis raha, müüa veel varuosad ja vaat siis on meil kaelas CO2 ja meil on kaelas ELV tasemel auto, siis end of life week. Kas meil on autopark jätkuvalt liiga vana? Vanus ei ole probleem tegelikult. Ütleme, et kui meil oleks Eestis tekkinud park, mille vanus on 16 aastat, me teame, ütleme 98% auto ajalugu, on olnud avarii, ei ole olnud avarii, mismoodi on taastatud, mismoodi on hoolduses käinud, siis see tegelikult ei oleks probleem, siis saab inimene osta õiglase hinnaga. Probleem on selles, et vanu voolab kogu aeg peale, mille sisse toomine ei tasu muidu väga ära, kui sa pead manipuleerima. Kuni 5 aastat vanade autode koha pealt ei ütle midagi, need uuendavad natukene siiski parki, aga üle 5 aasta vana, ütleme statistika näitab, et iga 10 aastat vana sõiduauto on sattunud korra avariisse.
mõni rohkem, mõni vähem, Eestis see peab täiesti paika. Meil on 600 000 liikuvat autot, meil on 30 000 õnnetusjuhtumit, enamuses 2 auto. Ehk siis iga auto käib nii-öelda tsükli korra läbi. Kui see käib uue autona, firmaesindus, kui see käib vanana, vaat siis hakkab ostjana juba uurima, et kus tehti korda, kas pandi õhkpadjad. Jaa, ma mõtlen seda, ise ka aeg-ajalt käin ja vaatan, et kas peaks autot vahetama ja siis ma käin mõnes kuulsas Saksa portaalis, et siis sa otsid need filterdanud autod välja, mis sa tahad ja siis seal all lõpus on alati on see valik, et full service history ja siis kui ma seda vajutan, siis isegi nagu uute autode puhul ma otsin mingid 2-3 aastat vana autot. Kui ma vajutan selle full service history linnukese sisse, siis päris suur osa neid autosid kaob lihtsalt ära. Ja siis ma mõtlen, et kuidas see on võimalik, et ma otsin 2 aastat vana autot. Ma tahan saada full service historyt ja mul lihtsalt mingi 4 autosid aihtub praegu õhku, kui ma seda nõuan. Peaks ju olema, nendel autodel peaks olema sisuliselt 100%. No tegelikult ei ole, et eks see hakkabki kinni sellest, kes on siis see ostja, mis viisil ta seda kasutab tegelikult, et eks ju petetakse ka sellega, et käiakse hoolduses tegelikult peale seda, kui on vahepeal tagasi krotitud, ühesõnaga nii-öelda odomeetri näite, eks ja autot kleebitakse üle ja siis võetakse enne müümist klepsud maha ja pannakse uued istmekatted ja käigu või siis valitsanupud ja auto näebki välja nagu uus, aga tegelikult on sõitnud 400 000 kilomeetrit, eks, et see arsenal on hästi rikkalik, nii et põhimõtteliselt, kui seda ajalugu ei ole, et see juba tegelikult on siuke häirekell, juba on ohumärk ja sest miks sa peaks seda kuidagi peitma, see tähendab seda, et sa ei ole käinud. Sa ei ole käinud seal, kus tegelikult on soovitav käia ja mis tegelikult selle auto hinda hoiakski justkui üleval, et sul on lugu teada, mis on sellega tehtud, mismoodi avarii tagajärjed kõrvaldati, kas on hoolduses kogu aeg käidud või ütleme siin, keerulisemate autode puhul nagu CNG autod, seal on see paakide küsimus, mis vahepeal siin ka probleemi ju Eestis tekitas, eks, et tulevadki sisse autod, mis on jõudnud oma lõpuni, seal enam korda ei tehta oma asukoha maal ja siia tulevad, siis siin on heausked ostjad, kes tegelikult ei tea, mis nendega juhtuda võib. Ja arvavad, et saavad hea diili. No nii neile alati räägitakse, jah. Kahjuks on saateaeg läbi, alati sellistel hetkedel tahaks jätkata. Küsin ainult ühe asja veel, et kas Eesti autoturul on praegult seis hea? No, kas Henrik võib jätta Saksa portaalid vaatamata ja osta Eestist? Selles mõttes on hea, et meil on väga suur valik, meil on 760 000 sõiduautot valida, ühesõnaga, mis meil on täna siin. Et sõidavad ringi Eestis, jah? Ringi sõidavad nendest umbes niisugune 550-600 000, eks ütleme. Kus siis 200 on? 200 on siis ütleme olemas, osa ei ole olemas, nad on lihtsalt registrikanne, autod on kas müüdud ära või ütleme loodus on võtnud oma. Mul on küll paar sõpra, kellel on 6 autot. Teiseks on need, mis on ütleme hobiautod, et on inimesi, kellel hobiautos on hulgaliselt, nad tulevad alalisse registrisse või põhiregistrisse tagasi siis, kui inimene soovib nendega sõita, ehk suvel mõneks nädalaks. Muul ajal, et vältida liikluskindlustuse fondi koputust uksele, siis nad võetakse peatatud kandega registrisse ja nad rahulikult seal istuvad. Eks neid on võib-olla mõned 10 000 selliseid autosid. Arvatakse, et ütleme, mitte olevaid autosid on ka 30 000. Nii et ühesõnaga tegelikult ikkagi 600 000 autot on olemas ja ei pea kogu aeg välismaalt tooma, nii et selles mõttes on hästi. Nii et otsi Eestist. Selge, aga sellega saade läbi ja kohtume järgmine nädal. Aitäh! Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunnile annab hoogu Subaru Foresteri laomüük Marine autos.